räägi siis, mis see naivism on ja kuidas see näituse mõte sul kujunes? Noh, eks see näitus ju kasvas välja nendest eelmistest, mis me sinuga, Tiiu, tegime koos ja sina alustasid sellest parginäitusest, eks ole, see esimene parginäitus Castellani majas, kus oli ka niisugust ehedat vaimu ja natuke sellist siirust ja noh, kas või naivismi võib-olla isegi. Ja siis pärast sa palusid, et nagu mina liituks, eks ole, see park 2, see jätkus see, eks ole, ja siis park 3 oli siin samas meil, siis selles galeriis siin, eks ole, Kadrioru plaza, mis on nüüd siis meie Kadrioru galerii, Maalikunstnike Liidu uus galerii, läbi 4 korrus, eks ole, et siis niimoodi me oleme kuidagi siia jõudnud, et see on sellest välja kasvanud, aga praegu on võib-olla ta nüüd siis täpsustanud kõik ja ma kirjutasin ühe manifesti, selle neonaivismi manifesti, mis on siit seinte peal kirjas, et ta nagu vastab selle praeguse aja, noh, kuidas öelda, niisugustele vibratsioonidele, kus maailm muutub, eks ole, maailm läheb nagu niisuguseks selgemaks ja maailm läheb ausamaks, eks ole, ja lihtsamaks kõik. Ja nagu see kunst, noh, kunst peab ka siis jõudma siia ka järele sellele või noh, või kas vahel on ta ees, vahel on taga, aga põhimõtteliselt me liigume maailma vibratsioonide vastavuses. Et praegu me püüamegi, et see näitus ongi võib-olla noh, just peegeldab seda, mis võib-olla noh, mis üldse maailm on. Maailm on, mingid asjad on nagu, vaatame, on nii ajalehed, värgid, televisioon, kõik on nagu, aga tegelikult on hoopis midagi selle taga. Et võib-olla tegelikult kõik ei olegi nii nagu, noh, nagu paistab ja kunst püüabki seda, just seda, mis ei ole nii nähtav, seda nii-öelda näidata. Et erinevad kunstnikud näitavad seda siis, noh, kellel on ühendus siin, eks ole, siin mingisuguse ühe vibratsiooniga, teisega ja see kuidagi on selle näituse. Siin on siis ka noh, vanemad siuksed, noh, juba tuntud tüübid nagu, eks ole, siin on Toomik ja siin on Ole ja siin on Marko Mäedamm ja Lapin ja kes siin kõik on, Juspiho ja siis on keskmine põlvkond, eks ole, noh, siin on August Künnapu, siin on, eks ole, Tiiu Rebane, siin on Karl Nagel, siin on, eks ole, siin noh, natuke nooremaid siin Anna Kõukna ja Anu Muiste ja selliseid ja mõned välismaalased on meil ka siin, eks ole, praegugi siin on Tagne Ventina, väga huvitav noorem kunstnik Riiast, on ameeriklane meil siin, on see Steve Anoni, on, eks ole, üks väga huvitav poolakas, Blaise Rusin, ja siis on meil siin veel ja paar lätlast veel, eks ole, Naumovs on väga tugev, eks ole. Aga no ja muidugi noored, meie noore nagu need Kaarid ja siin mitmed, eks ole, ma ei hakanud kõik ette lugema, aga siin on hästi põnevad, päris andekad noored meil ka. Nii et selline pilt on, no minult on ka siin üks töö väljas ja et ongi nagu erinev ja siis võib-olla üks aspekt veel, kunstiarhitektuur koos, et see sama, mis me Ain Padrikuga tegime, see maja, eks ole, Kadrioru plaza, tema arhitektuur, no väljas on juba värvid, eks ole, sees on siis see niisugune natuke sakraalne niisugune aatrium, eks ole, nagu üleval on kupli, nagu taevatähed, eks ole, et selline, noh, ka niisugune natuke nagu püha niisugune, kuidas öelda, niisugune tunne siin sees ja selline positiivne, eks ole, maalikunst. No me tahamegi maalikunsti üldiselt, see ongi Maalikunstnike Liidu galerii. Me toome ja maalikunsti jällegi nii-öelda kapist välja. Oli ju kunagi aeg, et öeldi, no enam me keegi ei maali, eks ole. Kui me siin, see uus vabariik hakkas, siis mindi välismaale, et ei, noh, see keegi ei maali, mis see meiegi hakkame parem tead nalja tegema, eks ole, igast performantside värgid ja noh, väga tore. Aga ega siis maalikunstnik pole kuskile kadunud ja ta oli tõesti natuke varjusurmas. Ja maailmast hakkab igal pool ärkama ja siin ta pole ära kadunudki. Siin on väga tugevad maalijad ja peab ütlema, et ka Lätis, Leedus ja ka Venemaal on väga tugevad maalijad, eks ole. Ja seda me tahame ka siia nüüd oma galeriiga vaikselt ka nendele ruumi teha,
järgmine aasta on plaanis, eks ole, Soome maalikunstnike liidu näitus siin ja niimoodi edasi siin vaatame, et hoida seda maalikunsti lippu, sest me ikkagi oleme veendunud. Maalikunst, see on kunstide ema, et tema ühendab siis nagu kätt, südant ja mõistust, eks ole, ja noh, ütleme ka, ja ka kosmost, eks ole, et kuidagi see kõik käibki läbi inimese keha. Et eks ole, arvuti on tore asi, aga me oleme veelgi võimsamad kui arvutid. Meil on kõik, meil on töötavad energiat, meil on ühendused, kunstnik ongi nagu kui mingi kanal, eks ole, ta võtab kuskilt seda informatsiooni, kosmilist võib isegi öelda. Kuidas see kõik täpselt käib, ega meile ei öelda ka, me lihtsalt oleme kanaldajad ja kõik. Aga vaat siukest uut asja me siin ajame ja see näitus on just ka, et kuidagi päris võimsalt on siin kõike seda näha, seda erinevaid põlvkondi. Ja mina isiklikult vaatan niimoodi, et ma olen ju ka olnud arhitektide maailmas, ärimaailmas ja nõidade maailmas ja igal pool. Aga kunstnike juures ma tunnen, ma olen nagu kodus, et nad on minu inimesed ja nad on nagu lapsed liivakastis. Nad ka tülitsevad ja nad loobivad seal, võtavad kellegi ämbri ära või viskavad liiva. Aga nad on suured lapsed ja ma armastan need kõiki, eks ju, ja kunstnik on natukene, jutumärkides hull, aga nad on kõik erinevalt hullud, et selles mõttes, me ei olegi nii nagu ta öelda, suur sõbralik lastepere, et siin on kõike, aga samas on ta ikkagi, siin on mingi headus. See, mis ma olen sealt kapitalismi värgist tulnud, kus on suured rahad värgid, oi, et kunstivärk on sellega võrreldes ikka palju mõnusam ja sõbralikum ja kõik ja nii, et ja muidugi veel see, mis ma natuke siin mainisin, kergelt, et kergelt maagiline, kunstnik ongi maag ju, tema on ju ka šamaan, aga ta teeb seda oma vahenditega. Ja eestlased on eriti meie siin või meie regioonis inimesed ongi sellised loodusrahvas, eks ole, eks-loodusrahvas, kellel on see loodusega hea ühendus, eks ole, läbi looduse siis ka kosmosega. Ja üks moment on veel, mida ma olen ka rääkinud, et meie oleme, ka päris orjus kaotati meil ju kuskil 1800, seal ma ei tea, 20, midagi niimoodi seal kandis. Ameerikas kaotati orjus, eks ole, 1850-60 või kuskil niimoodi, eks ole. Sisuliselt olemegi me oleme ka niisugused, sajandeid olnudki nagu kellegi omad või orjad, mis siis, küll head oma territooriumil, oma looduse sees. Aga kui sul midagi pole, kui sul ei ole neid ilusaid losse ja tiitleid ja ordeneid ja mingeid asju, tõldasid, siis hakkad sisse vaatama. Et siis inimesed avastasidki oma sisekosmose. Ja sellepärast me olemegi võimas rahvas, et me nagu, meil on selline kosmiline pilk, eks ole, et me ise ei tea, kui kõvad me oleme, eks ole. Ja võt see kõik kunstis peab siin, väljendub ka. Ja niimoodi, ma praegu niimoodi rääkisin nagu vabalt, et mis parasjagu tuli keelele, eks ole, et midagi sellist asja me üritame siin oma näitustega nüüd hakata kajastama. Võt siuke värk.